See on raamat Auhiilguse lootus, autoriks Teppo Salmela. Lugejale. Hea lugeja, küllap nii mõnigi teist võtab siinse raamatu kätte teadmises, et selles käsitletakse kolmainsusõpetust. Selles raamatus tuleb tõepoolest juttu ka kolmainsusest, kuid see pole peamine teema. Teose Auhiilguse lootuse eesmärk on kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest, Jumala pojast, piibli puhta tõe ja ilmutuse valguses. Minu palve on, et me võiksime suunata oma pilgud ainult temale, kes on tee, tõde ja elu. Seetõttu viitab raamatu pealkiri kristliku elu tähtsaimale tõele, mis Pauluse järgi on Kristus teis, auhiilguse lootus. Seega on raamatu keskmes meie päästmise jaoks olulisim tõde, püha vaimu täius. Loodan, et igaüks saab seda raamatut lugedes teada, kuidas meie issand Jeesus Kristus on meie tõde ja elu ning kuidas ta on ainus tee isa juurde. Seetõttu on oluline raamat algusest lõpuni läbi lugeda, mitte seda põgusalt sirvida, et evangeeliumi punane niit meile kindlalt teed juhataks. Raamatus kuulutatakse tegelikult ka maailmale antud viimast manitsus- ja hoiatussõnumit, 3 ingli sõnumit, mis on kirjas ilmutusraamatu 14. peatükis. See sisaldab igavest evangeeliumi ja kutset kummardada ühtainsat tõelist Jumalat. Lisaks õpime, mismoodi vältida langemist suure Babyloni pattude küüsi ja kuidas saada Jumala pitser metsalise märgi asemel. Siinne raamat on seega igati ajakohane ning mõeldud kõigile, sõltumata usutunnistusest või maailmavaatest. Raamatu kirjutamisel on lähtutud 7. päeva adventismist. Edasi lugedes märkate, et ma tsiteerin sageli õde White'i kirjutisi, seega lisan väikese selgituse. Ellen White oli üks adventkiriku asutajaid ja ka koguduses usume, et tal oli prohvetliku kuulutamise vaimu and. Sellegipoolest ei tsiteeri ma tema kirjutisi ühegi piiblitõe kinnitamiseks. Me pöördume selles raamatus alati kõigepealt piibli poole, et näha, mida seal mingi asja kohta on öeldud. Seejärel vajadust mööda vaatame, kuidas õde on sama asja sõnastanud. Olen märganud, et siinses raamatus käsitletavate piiblitõdede suhtes valitseb paras segadus ja üksmeele puudumine mitte ainult kristlaskonnas tervikuna, vaid ka adventkoguduses. Seetõttu on raamatu järeletungiv vajadus. Jumal pani mulle südamele kirjutada selgelt ja loogiliselt teemast, mis eelnimetatud seoses puudutab Jumala ja Kristuse identiteeti. Ingliskeelset materjali selle kohta on palju, aga ühtegi soomekeelset käsitlust minu andmetel sel teemal ilmunud ei ole. Raamatus olen kasutanud peamiselt soomekeelseid piiblitõlkeid aastates 1992 ja 2012. Oma uurimistöös olen sageli võrrelnud tekste King Jamesi versiooniga 1611, mis paljude arvates on ainus õige ingliskeelne piiblitõlge. Raamatus käsitlen ka mõnda piibli algupärast sõna ja väljendit. Heebrea ja kreeka keele sõnastikud on tänapäeval hõlpsasti kättesaadavad paljude piiblisaitide kaudu. Sõnatähendusi ja seda, mis kujul need piiblis esinevad, saab kergesti järele vaadata. Olen siiski väga tänulik võimaluse eest pidada keeleküsimustes nõu tuttava vanade keelte asjatundja ja usuteadlasega, eriti vastuolude leidmisel. Mõni sõna raamatu autorist. Olen 3.-4. põlvkonna adventist. Töötasin umbes 5 aastat Kuopio adventkoguduse vanemana, kuni mulle pandi peale kõnelemiskeeld ja mind eemaldati kõigilt kiriklikelt ametikohtadelt, kuigi ma ei olnud propageerinud koguduses kiriku peajoones kõrvale kalduvaid õpetusi. Minu vaikima sundimise põhjuse võib kokku võtta ühe lausega, sest ma usun, et Jeesus Kristus on elava Jumala poeg. Mattiuse 16:16. See võib tunduda esite arusaamatu,
kuid pärast minu raamatu lugemist mõistate, et just selles seisnebki põhiküsimus. Mõte raamatu kirjutamisest mõlkus mul meeles juba enne eelkirjeldatud sündmusi, nii et tegu pole kindlasti mingi vasturünnakuga. Pigem tuleks raamatut näha 7. päeva adventismi põhimõtete kaitsjana ja kutsena tunda elavat osadust Jumalaga. Ühtlasi on see kutse tõsisele enesevaatlusele meie issanda Jeesuse Kristuse peatse tagasituleku lootuses. Kui ma väljendasin meie koguduse pastorile oma kahtlusi kolmainsusõpetuse suhtes, nentis ta, et mu vanaisa pööraks hauas ringi, kui ta sellest kuuleks. Mõtlesin endamisi, hea sõber, järelikult sa ei tundnud teda piisavalt. Elasin lapsest saati samas leibkonnas oma vanaisa Erki Luukoga, kes oli adventkirikus väga silmapaistev ja populaarne kõneleja ning kelle evangeliseerimistöö oli hinnatud nii Soomes kui ka Rootsis. Olin vanaisa surivoodi ääres ka hetkel, mil eluhingus teda viimast korda puudutas. Mäletan end palvetamas, et Jumal õnnistaks mind sama vaimuga, mis oli elanud mu vanaisas. Pärast kahetsesin oma kahtlusi. Miks ma ei palunud 2 korda rohkem Jumala vaimu, nagu prohvet Elisa? Erki Luuko oli piiblitõe suhtes kompromissitu. Tal keelati tollases lääne piirkonnas kõneleda tema avaldatud jutluse sarja tõttu, kuni see alusetu keeld tühistati. Väidan, et Erki Luuko pööraks hauas ringi pigem siis, kui ma ei oleks piibli sõna suhtes kõikumatu, vaid teeksin kompromisse tõe arvelt. Seetõttu ei heiduta mind ka kõnelemiskeelud, sest ma ei hooli enda positsioonist, vaid püüan edastada oma läkitaja ja Jeesuse Kristuse tõde. Enne kui raamatu juurde jõuame, tahan lõpetada oma sissejuhatuse õde Vaiti juhistega kõigile, kes piiblit loevad. Kui uurid Jumala sõna, jäta kõrvale kõik eelarvamused ja pärgitud või omandatud arusaamad. Kui otsid piiblist tuge oma ideede õigustamiseks, ei leia sa kunagi tõde. Jäta need sinna paika ja asu alandliku südamega kuulama, mida issandal on sulle öelda. Kui ustav tõe uurija istub meistri jalge ees ja õpib temalt, annab Jumala sõna talle mõistmise. Neile, kes arvavad, et nad on piibli uurimiseks liiga targad, ütleb Kristus. Pead muutuma südamelt alandlikuks, kui soovid ammutada tarkust, et saada päästetud. Ära loe Jumala sõna oma varasema teadmise valguses, vaid uuri seda avatud meelega, hoolikalt ja palvemeelselt. Kui sa lugedes milleski veendud, kuid märkad, et sinu enda mõtted ei ole piibliga kooskõlas, ära püüa piiblit oma mõtetega vastavusse viia. Vastupidi, sa pead viima oma arusaamad kooskõlla piibliga. Ära lase sellel, mida varem uskusid või olid harjunud tegema, oma mõtteid juhtida. Ava oma mõistuse silmad, et näha Jumala seaduse imesid. Tee endale selgeks, mis seal kirjas, ja toeta oma jalad Jumala sõna igavesele kaljule. E.G. White, SN 254. Teppo Salmela. Osa 1. Tähtis sündmus. Piibli lõpus, ilmutusraamatu viimastel lehekülgedel on suurepärane kirjeldatud taastatud loodust. Ja kes au järel istus, ütles, vaata, ma teen kõik uueks, ilmutuse 21.5. Usaldusväärsed ja tõesed sõnad kinnitavad meile, et tuleb uus taevas ning uus maa, kus ei ole enam kurbust ega valu, pole pisaraid ega isegi surma, ei ole enam mingeid needusi. See maa on pühade pärand läbi igaviku ja nende tulevase kodu pealinnaks saab uus Jeruusalemm, mille hiilgust ja kaunidust me vaevalt ette kujutame. Kuid suurimat ja südant liigutavaimat rõõmu, mis saab osaks patusele, kes on päästetud Jumala armust Kristuse lepitustöö alusel, ilmutatakse meile ilmutuse 22 salmis 4 ja nad näevad tema palet ja tema nimi on nende otsaesisel. Seda lubatakse meile meie teekonna lõpus.
ja kui me lõpuks võitjatena pärale jõuame, kelle nägu me näeme? Mu lugeja, ma küsin sinult, kelle nägu sa uuel maal näed? Kas vastus tuli sulle kohe meelde, kristallselge ja kirkana? Või pidid hetke mõtlema ja alles seejärel jõudsid vastuseni? Kas sa oled oma vastuses kindel või kõhkled? Keda sa uuel maal näed? Kas sa näed Jumalat? Kas sa näed Jeesust Kristust? Pühakiri nimetab seda Jumala ja talle aujärjeks, Ilmutuse 22:1 ja 3. Kas näed neid mõlemat? Aga Püha Vaim, kas näed ka teda? Kas näed ühte, kahte või isegi kolme isikut, Isa, Poega ja Püha Vaimu? Kas sa näed kolme Jumalat, igaühe nägu eraldi, või näed ainult üht kolmainu Jumalat? Jumalat, kelles füüsiliselt ei ole eraldi Isa ega meie päästja Kristust ega ka mitte Püha Vaimu, vaid nad on üks Jumal kolmes isikus. Milline võiks olla sellise Jumala nägu? Piibel lubab, ja nad näevad tema palet. Kelle palet sina näed? Kas sinu vastus on ikka kindel ja selge? Või ei söanda sa üldse vastata? Arvad, et meil pole voli seda teada? Võib-olla Piibel isegi ei maini seda või polegi see nii oluline. Eks pärast paistab. Miks selle üle praegu pead murda, võib mõni mõelda. Mu lugeja, ükskõik milline su vastus ka poleks, ütleb see sinu kohta palju. See räägib sinu eesmärgist, see räägib sinu Jumalast, see räägib sellest, kuidas sa oma piiblit loed ja mõistad. See räägib sinu Jumala tundmisest. Sinu vastus paneb paika sinu usu aluse. Miks see on tähtis? Prohvet Hosea on öelnud, kuulge Jehova sõna, Iisraeli lapsed, sest Jehoval on maaelanikega riid, sellepärast, et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Hosea 4:1. Me ei saa olla Jumalale meele järele ega täita tema tahet, kui me teda ei tunne. Jumal käis kohut oma rahvaga, sest maal Jumalat ei tuntud. Tegelikult ütleb pühakiri paar salmi hiljem järgmist. Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind. Sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala käsuõpetuse, siis unustan minagi su lapsed. Hosea 4:6. On valus mõelda, et muistne Iisraeli rahvas, Jumala enda rahvas, eemaldus oma issandast niivõrd, et sulandus ja kadus peaaegu täielikult maailma rahvaste sekka. Kuid Jumala rahvale öeldud manitsus on meile tänapäeval sama oluline kui neile minevikus. Tundkem siis, püüdkem tunda Jehovat. Tema tulek on kindel nagu koit. Tema tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis kastab maad. Hosea 6:3. Samuti on Jeesuse sõnade valguses ülioluline Jumala tundmine. Ta ütles, aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainus tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Johannese 17:3. Meie päästja sõnul on nende kahe isiku, Jumala, keda ta nimetas oma isaks, ja Kristuse, tema tundmises igavene elu. Seega on küsimus oluline meie päästmiseks. Ka Jeesus jätkas samas vaimus. Mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled andnud mulle teha. Johannese 17:4. Jumal on jätnud oma puudutuse loodule, kuid Kristus on meile Jumalat kõige selgemalt ilmutanud. Mina olen sinu nime ilmutanud inimestele, keda sa mulle oled andnud maailmast, sõnas päästja. Johannese 17:6. Seega võime rõõmustada, et Jumala sõnast leiab kindlasti vastuse küsimusele, mille alguses püstitasin.
Ka apostel Johannes kinnitab Kristuse rolli Jumala ilmutamisel. Tema evangeeliumis avasõnad kulmineeruvad salmis Johannese 1.18. Ükski ei ole Jumalat iialgi näinud. Ainusündinud poeg, kes on isa süles, on temast kõnelnud. Jumala õige tundmise mõju. Selle raamatu eesmärk ja minu palve on, et saaksime anda selge ning kindla vastuse küsimusele, kelle nägu me uuel maal näeme. Samuti soovin, et